Tere õhtust! Niisiis on eetris Iraani-Iisraeli sõjalise konflikti eriväljaanne. Peamised punktid. Julgeolekuasutuste häälekandja Washington Posti teatel Ameerika Ühendriigid kõrgendatud valmisolekus võimaliku Iisraeli rünnaku suhtes Iraani tuumarajatistele. Iraani riiklike allikate kaudu edastatud ulatuslikus arengus on Iisraeli ulatuslikus rünnakus Teheranile ja teistele Iraani asukohtadele tapetud Islami revolutsiooni kaardi IRGC ülem kindralmajor Hossein Salami. Varem laialdaselt kajastatud Trumpi ja Netanyahu vaheline lõhe ja tüli oli avalik pettus. Teadete kohaselt on Iisraeli rünnakud Iraanile jätkunud reede ning VSJ teatab, et ees võivad olla kuni 2 nädalat kestvad rünnakud. Parameedikute andmetel sai Iraani vasturünnakus Iisraeli vastu Tel Avivi piirkonnas haavata vähemalt 34 inimest. Ohvrite nimekirjas on ka naine, kes ei rusu talle lõksu ja sai kriitselt vigastada. Samuti Iraanis hukkus rünnakute tagajärjel 78, viimaste andmetel üle 100 inimesi. Ning Axios väidab, et Trumpi administratsioon on Iisraeli palve seni tagasi lükanud, aga kui Fordov jääb puutumata, loetakse Iisraeli missiooni Iraani tuumaprogrammi lammutamiseks läbi kukkunuks. Alustame siis. USA välisministeerium andis varem kõigile Iraani objektide läheduses asuvatele saatkondadele, sealhulgas esindustele Ida-Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, korralduse kutsuda kokku erakorraliste toimingute komiteed ja saata Washingtoni telegrammid leevendusmeetmetega. AP andmetel valmistub USA saatkond Bagdadisse ettevaatusabinõuna mittevajaliku personali välja kutsuma. Riigidepartemangu pressiesindaja ütles anonüümsust paludes, me hindame pidevalt sobivate personali arvu kõigis meie saatkondades. Oma hiljutise analüüsi põhjal oleme otsustanud vähendada oma missiooni kohalolekut Iraagis. Julgeolekuasutuste häälekandja Washington Posti teatel Ameerika Ühendriigid kõrgendatud valmisolekus võimaliku Iisraeli rünnaku suhtes Iraani tuumarajatistele. Riigidepartement on juba heaks kiitnud osade töötajate evakueerimise Iraagis. Pentagon on andnud rohelised tule Ameerika sõdurite pereliikmete lahkumiseks kogu Lähis-Idas, selgub raportist. Pingeline julgeolekuolukord langeb kokku president Donald Trumpi kasvava skeptitsismiga selle suhtes, kas Iraaniga tuumaleppe sõlmimine on üldse võimalik. Ma olen nüüd vähem kindel kui paar kuud tagasi, ütles Trump New York Postile. Midagi on enda juures muutnud. 13. juuni ööl, keset ööd siis kell 3, sooritas Iisrael täppis õhurünnakuid Iraani pealinnas Teheranis asuvate sihtmärkide pihta. Sõjaline eskaleerumine põhjustas tõsiseid häireid maailma turgudel ja võib-olla alles palju suurema konflikti algus. Iisrael kuulutas rünnakut enesekaitseks. Väidetavalt tabati tuumarajatisi, raketiplatvorme ja juhtimiskeskusi Teheranis suurlinna piirkonnas, kuid ettekujutus, et Iisrael tegutses täiesti iseseisvalt, on illusioon. Ilma Ameerika Ühendriikide logistilise luure ja poliitilise toetuseta oleks selline rünnak vaevalt mõeldav. Iraani ümbritsev piirkond on täis USA sõjaväebaase Kataris, Bahreinis, Kuveidis, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Iraagis, Jordaanias, Omaanis ja Türgis. Igaüks, kes ründab sellist riiki nagu Iraan, teeb seda selle infrastruktuuri varjus või isegi selle kaudu. USA välisminister Marco Rubio püüdis rõhutada, et USA ei olnud asjasse segatud, kuid see väide tundub parimal juhul poolik. Washingtoni teavitati ette ja nõustume tähendab geopoliitilises kontekstis sageli nõusolekut. Turureaktsioon oli äge ja ühemõtteline. Hirm piirkondliku sõjaes vallandas põgenemise turvalistesse varjupaikadesse. USA aktsia futuuride hinnad langesid koguni 1,7%. Kulla hind tõusis üle $3400 untsi kohta. Nafta hind tõusis lausa 8%. Valitsuse võlakirjade klassikalised kriisivaluutad, näiteks jeen, tõusid märkimisväärselt. Turu liikumised viitavad ühele asjale. Finantsmaailm ootab konflikti võimalikku eskaleerumist. Rünnak tuleb tundlikul ajal. Uued diplomaatilised katsed Omaani üle tuuma läbirääkimiste taasalustamiseks olid just alanud. Need on hetkega vananenud. Venemaa ja Hiina jälgivad arenguid tähelepanelikult. Mõlemal on Teheraniga tihedad majanduslikud ja julgeolekualased sidemed. Kui Iraan peaks massiliselt kätte maksma, võib rahvusvaheline alliansisüsteem sattuda ohtlikule proovile. Ebaseaduslik ja kuritegelik sionistlik režiim on täna varahommikul ehk siis reedel taaskord paljastanud oma jäleda ja ebainimliku olemuse, pannes toime jultunud julmuse argpüksliku rünnakuga elamukompleksile Iraani Islami Vabariigi pühal maal. See tegu, mis rikkus kõiki rahvusvahelisi õigusi, tõi kaasa arvukate süütute tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste, aga ka mitmete sõjaväeülemate ja akadeemikute surma. Seega on lapsi mõrvav režiim oma kuri olemust ilmutanud selgemini kui kunagi varem. Kaitseministeerium avaldab kaastunnet suurele Iraani rahvale ja märtrite perekondadele.
Ministeerium deklareerib, et riigi relvajõud on ülemjuhataja juhiste kohaselt ja rahva toetusel valmis määrama karmi ja eeskujuliku karistuse. Sionistlik režiim maksab selle kuriteo eest kahtlemata täishinda. Seadusandjate reaktsioon Iisraeli ennetavale rünnakule Iraani vastu. Seadusandjate esialgsed reaktsioonid on saabunud pärast seda, kui Iisrael alustas Iraani vastu niinimetatud ennetavat rünnakut. Vabariiklased on Iisraelile laialdast toetust avaldanud, kuid mõned demokraadid on olnud kriitilised. Pärast rünnakut, mis järgnes päevade pikkusele pingelisele olukorrale Iraani tuumaprogrammi pärast, kuulutas Iisrael välja eriolukorra üleriigiliselt. Mäng käib, kirjutas senaator Lindsey Graham RSC. Pärsia riigi suhtes pikaaegne jõulise hoiaku pooldaja postituses X-is. Palvetage Iisraeli eest. Senaator Rick Scott Florida kordas seda seisukohta X-i postituses. Täna õhtul palun ma igal ameeriklasel minuga ühineda palves USA personali turvalisuse eest Lähis-Idas ning Iisraeli turvalisuse edu eest, kui see astub samme terrorismi juhtiva riikliku sponsori ja meie ühise vaenlase Iraani vastu, ütles Scott. Olen uhke, et saan Iisraeli kõrvalt seista, ütles senaator Tom Cotton Republican Arkansas teises postituses platvormil. Esindajate koja liige Tony Gonzalez Texas kirjutas X-ile. Tuumarelvaga Iraan tähendab vaba maailma jaoks terrorit. Ameerika palvetab Iisraeli eest. Esindajate koja liige Joaquin Castro, demokraat Texasest, oli kriitilisem, nimetades rünnakut Iraaniga peetavate USA tuumaläbirääkimiste puhtaks sabotaažiks. Administratsioon oli alustamas järgmist läbirääkimiste vooru, et Iraaniga kokkuleppel jõuda, ütles Castro. See Netanyahu rünnak on puhas sabotaaž. Mida Ameerika ennekõike üldse tähendab, kui Trump lubab Netanyahu riiki sõtta tirida, mida ameeriklased ei taha, küsis Castro. Iraani juht ähvardab Iisraeli karmi karistusega. Iraani kõrgeim juht Ajatollah Ali Khamenei ütles reedel, et Iisraeli ootab Iraani ründamise eest kättemaksuks karm karistus. Riiklik uudisteagentuur IRNA avalikustas Khamenei avalduse ja kinnitas ka, et Iisraeli rünnakus hukkusid kõrged sõjaväelased ja teadlased. Iisrael avas oma õela ja verega määritud käe, et toime panna kuritegu meie armastatud riigi vastu, paljastades oma pahatahtliku loomuse rohkem kui kunagi varem, rünnates elamukeskus, ütles Khamenei. Iraani riigimeedia kinnitas revolutsioonilise kaardiväe kõrge kindrali surma. Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA kinnitas, et islami revolutsiooni kaardi IRGC ülemjuhataja kindralmajor Hossein Salami hukkus 13. juunil Iisraeli õhurünnakus Teheranile. Riigitelevisiooni saatejuht ütles, uudis kindral Hossein Salami mõrvast ja märtrisurmast on kinnitust leidnud. Täpsemat teavet ei antud. IRNA teatas ka 2 tuumateadlase tapmisest. Islami Azadi ülikooli president Mohammad Mehdi Tehranshi ja Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine juht Fereidoun Abbasi. Selle raporti koostamise aitas kaasa AP. Reede õhtul. Iisraeli sõjavägi kinnitas, et Iraan on Iisraeli pihta tulistanud ja soovitas elanikel varjupaika otsida. Tulistamine jätkub. Iisraeli riigi suunas lasti välja veel 10 rakettide salv. Teil palutakse jätkuvalt järgida kodurinda väejuhatuse juhiseid ja teile edastatud juhiseid. Plahvatused, mida te kuulete, pärinevad pealtkuulamistest või allakukkumisest, teatas IDF X-is. Värskendus kell 22.15 ehk siis Eesti järgi reede varahommikul. Iraani riiklike allikate kaudu edastatud ulatuslikus arengus on Iisraeli ulatuslikus rünnakus Teheranile ja teistele Iraani asukohtadele tapetud islami revolutsiooni kaardi IRGC ülem kindralmajor Hossein Salami, Al Jazeera. Iraani uudisteagentuur Tasnim ja ajaleht Tehran Times teatavad, et islami revolutsiooni kaardi ülemjuhataja Hossein Salami on Iisraeli rünnakus tapetud. Tasnim. Iraani kaardiväe ülem Salami tapeti Iisraeli rünnakutes. IRNA. Iraan plaanib Iisraeli rünnakule otsustavat vastust. Iraani keskosas asuvat uraani rikastamise tehas tabati mitu korda, riigitelevisioon. Kartes tagasilööke ja kättemaksu ning olles Gaza sõja tõttu juba niigi maailmas väga ebapopulaarne, teatas Iisrael reedel, et sulgeb oma saatkonnad üle maailma, käskides välisriikide kodanikel olla valvsad ja mitte näidata avalikes kohtades juudi või Iisraeli sümboleid.
avaldused avaldas Välisministeerium ja need haaras enda kätte Reuters, kes kirjeldas üksikasju väidete kohta, et Iisrael ei osuta konsulaarteenuseid ja kutsus kodanikke üles tegema koostööd kohalike julgeolekuteenistustega, kui nad seisavad silmitsi vaenuliku tegevusega. Axios on teatanud, et 2 nimetu Iisraeli ametniku sõnul anti Tel Avivile pommitamise alustamiseks selge USA roheline tuli. Varem laialdaselt kajastatud Trumpi ja Netanyahu vaheline lõhe ja tüli oli avalik pettus. 2 Iisraeli ametnikku väitsid Axiosele, et Trump ja tema abilised vaid teesklesid avalikult Iisraeli rünnakule vastuseisu ega väljendanud oma vastuseisu eraviisiliselt, selgitati raportis. Nende sõnul oli eesmärk veenda Iraani, et rünnakut ei ole peatselt oodata ja tagada, et Iisraeli sihtmärkide nimekirjas olevad iraanlased ei koliks uutesse asukohtadesse. Trump propageeris avalikult diplomaatiat isegi kuni mõne tunni jooksul pärast õiseid rünnakuid, milles osales vähemalt 200 Iisraeli sõjalennukit ja drooni. Fox Newsi välisuudiste peakorrespondent Trey Yingst kirjutab IRGC õhujõudude juhtkonna vastaste rünnakute kohta. Iisraeli julgeolekuametnik rääkis mulle, et Iisrael meeldas Iraani õhujõudude kõrgema juhtkonna kohtumisele ja hoidis neid seal. Märkimisväärses paljastus, kui see on tõsi, kirjeldab Wall Street Journal operatsiooni, mis on paralleelne nii Ukraina operatsiooniga ämblikuvõrk kui ka Iisraeli salajaste piiparaffidega pommitamisega Hezbollahi vastu. Kaua enne seda, kui Iisrael reedel Iraani vastu rünnakud alustas, smuugelsid Mossadi agendid Iraani plahvatsohtlikke droone ja muid juhitavaid relvi. Rünnaku alguses kasutasid Mossadi maapealsed üksused droone ja muid relvi Iraani õhutõrjesüsteemi ja ballistiliste rakettide kanderakettide ründamiseks, VSJ. Al Jazeera teatel on 3-rattaliste leidmine kinnitust leidnud järgmistes kohtades. Pealinn Teheran ja selle ümbrus asuvad sõjaväeobjektid. Natanzi linn, kus teatati plahvatustest uraani rikastamise peamises tehases. Tabrizi linn, kus on teatatud plahvatustest tuumauuringute keskuse ja 2 sõjaväebaasi lähedal. Isfahani linn Teheranist lõunas, Araki linn Teheranist idalas, Kermans-Hahi linn Teheranist läänes. VSJ andmetel on Iraan juba ametisse nimetanud uue IRGC juhi. Islami revolutsiooni kaardi juhiks on määratud kindral Mohammad Bakboor ja relvajõude staabiülemaks on nimetatud kindralmajor Said Abdolrahim Mousavi ning kindralleitnant Gholam Ali Rashidi mantlipärjaks nimetatakse kindralleitnant Ali Shadmani. VSJ-is tsiteeritud Iisraeli allikate sõnul juhtus kõik väidetavalt järgmiselt. Iisraeli sõjaväerünnakus hukkus suurem osa Iraani islami revolutsiooni kaardi õhujõudude juhtkonnast, teatas kaitseminister Israel Katz. Kuni eilseni oli Trumpi Valge Maja avalikult distantseerunud igasugusest Iisraeli võimalikust rünnakust Iraani vastu, kuid see suur rünnak toimus tõepoolest üleöö. Väidetavalt osales selles üle 200 sõjalennuki. Lisaks potentsiaalsetele luureandmete abil teostatud droonirünnakutele maapinnal, mida viisid läbi Mossadi liikmed. Ja ometi pärast Valgest Majast mitu päeva kestnud vastuoluliste sõnumite saatmist ütles president Trump reede varahommikul ABC uudistele, et Iisraeli sõjalise tegevuse osas on veel ees, et operatsioon oli suurepärane. Kell 9.30 ehk siis 16.30 kohaliku aja järgi reedel on uusi teateid võimalikest uutest Iisraeli rünnakulainetest, kusjuures riigimeedia teatab uutest valjudest plahvatustest, mida on kuulda Lääne-Iraani õhuväebaasi lähedal. Netanyahu on lubanud jätkata rünnakuid nii kaua kui vaja, et kahjustada ja hävitada Iraani tuumaprogramm, mida Teheran on pikka aega kaitsnud ainult rahumeelsetel eesmärkidel kasutatava tuumaenergiana. Oluline on see, et Iraani juhid on selgelt väljendanud oma kavatsust jätkata uraani rikastamist ja isegi potentsiaalselt laiendada oma tuumategevust. Iisraeli rünnakud ei mõjuta meie otsuse kindlust jätkata Iraanis tuumategevust, teatas riigitelevisioon Bloombergi andmetel. Iraani aatomi energiaorganisatsiooni pressiesindaja Behrouz Kamalvandi kinnitas Iisraeli rünnaku tagajärjel Natanzi tuumaobjektile tekkinud kahju. Ta väitis, et suurem osa kahjust piirdub pindmiselt ehk siis ja rünnaku kohal inimohvreid ei olnud. IAEA järelmeetmete kohaselt pole kiirguslikke märke seni olnud. Riiklik meedia teatas, et hukkunud on üle 100 iraanlase ning ohvrite arv tõuseb tõenäoliselt päästetööde ja päästemeeskondade reageerimise tõttu tabatud kohtadele.
kell 20:30 Eesti aja järgi. Teadete kohaselt on Iisraeli rünnakud Iraanile jätkunud reedeni ning VSJ teatab, et ees võivad olla kuni 2 nädalat kestvad rünnakud. Iisraeli operatsiooni Iraani tuumaprogrammi sõjalise juhtkonna raketiarsenali vastu pole kaugeltki läbi, kusjuures Iisrael on kavandanud 14 päeva kestvaid operatsioone, kirjutab VSJ. Kampaania tõenäoline kestus sobib analüütikute ootustega, et üks ainus rünnakulaine ei suudaks tekitada piisavalt kahju Iraani tuumaprogrammile ja Iisraeli terviklikule lähenemisviisile rünnata samaaegselt Iraani rajatisi, juhtkonda ja arsenali, et piirata vastulöögi võimalust, öeldakse aruandes. Iisrael valmistub potentsiaalseks suureks vasturünnakuks, kuid Iraanil on selgelt raskus isegi oma õhutõrje aktiivseks saamisega Iisraeli õhurünnakute nurjamiseks. Sellegipoolest näib õhutõrje reedel pealinna kohal väga aktiivne olevat. Ja juhid nõuavad olukorra deeskaleerimist. Reede päeval siis NATO peasekretär Mark Rutte kutsus Stockholmis toimunud erakorralisel pressikonverentsil allianssi üles Lähis-Ida olukorra deeskaleerimisele survestama. See oli Iisraeli ühepoolne tegevus. Seega arvan, et paljude liitlaste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide jaoks on praegu ülioluline töötada olukorra deeskaleerimise nimel, ütles ta. Ma tean, et nad teevad seda ja ma arvan, et see on nüüd päevakorra esimene ülesanne. Briti peaminister Keir Starmer jagas neid seisukohti. Sotsiaalmeedia platvormil X avaldatud avaldusid Starmer. Teate, et nendest rünnakutest on muret tekitavad ja me kutsume kõiki osapooli üles kiiresti tagasi astuma ja pingeid vähendama. Eskalatsiooni ei teeni kedagi piirkonnas. Esindajate koja spiiker Johnson, Iisraelil on selgelt õigus Iraani rünnata. Esindajate koja spiiker Mike Johnson, vabariiklane Louisianast, ütles, et Iisraelil on Iraani ründamiseks ilmselgelt õigus. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid on olnud ühtsed, sealhulgas meie ühises nõudmises, et Iraan ei tohi kunagi tuumarelva hankida. President Trump ja tema administratsioon on selle tulemuse tagamiseks väsimatult töötanud. Kahjuks on Iraan keeldunud nõustumast ja kuulutas eile isegi oma kavatsuse ehitada uus rikastusrajatis, kirjutas ta sotsiaalmeedia platvormil X. Iisrael otsustas, et peab enda kaitsmiseks midagi ette võtma, neil oli selleks selgelt õigus. Iraan seisab silmitsi ränkade tagajärgedega, kui ta vastab USA huvide õigustamatu ründamisega. Oma esimestes kommentaarides pärast Iisraeli reedel alanud rünnakulainet Iraani tuumarajatiste vastu kutsus USA president Donald Trump Islami Vabariiki üles sõlmima tuumaleppe enne, kui on liiga hilja. Truth Socialis avaldatud postitus ütles Trump, et ta oli andnud Iraanile võimaluse järel kokkuleppe sõlmimiseks, kuid nad lihtsalt ei suutnud seda teha. Ma ütlesin neile, et see saab olema palju hullem kui kõik, mida nad teavad, ette näevad või neile räägiti, et Ameerika Ühendriigid toodavad kaugelt parimat ja surmavamat sõjavarustust kogu maailmas ning et Iisraeli on seda palju ja palju tuleb veel ees ja nad teavad, kuidas seda kasutada, kirjutas ta. Trump lisas, et Teherani äärmuslased on julgelt rääkinud, kui nad ei tea, mis juhtuma hakkab. Nad on kõik nüüd surnud ja see läheb ainult hullemaks, kirjutas ta. Iraan peab sõlmima tehingu enne, kui midagi alles ei jää ja päästma selle, mida kunagi tunti Iraani impeeriumina. Enam ei mingit surma, enam ei mingit hävingut, lihtsalt tee seda enne, kui on liiga hilja. Iisraeli peaminister helistas Saksamaale, Indiale ja Prantsusmaale. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kantselei teatas 13. juunil, et pärast Iisraeli pealetungi algust Iraani vastu on juht võtnud ühendust mitme riigi, sealhulgas Saksamaa, India ja Prantsusmaa juhtidega. Juhid näitasid mõistmist Iisraeli kaitseväelaste suhtes Iraani hävitamisähvarduse valguses, seisab avalduses. Netanyahu plaanib kohtuda ka president Donald Trumpi, Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Suurbritannia peaministri Keir Starmeriga, seda küll läbi veebisilla või siis telefoni teel. Senati välissuhete demokraatide tippjuht ütleb, Iisraeli rünnakud Iraani vastu on sügavalt muret tekitavad. Senati välissuhete komitee juhtiv demokraat senaator Jean Shaheen DNH väljendas muret Iisraeli rünnakute pärast Iraani vastu. Netanyahu väidab, et andis novembris rünnakuplaani koostamiseks juhiseid. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles heebrea keeles videopöördumises, et andis eelmise aasta novembris oma sõjaväe ülemjuhatusele korralduse töötada välja plaan Iraani tuumaprogrammi ründamiseks. See juhtus pärast Hezbollahi juhi Hassan Nasrallahi surma, kes hukkus septembris Liibanonis Iisraeli rünnakus. Netanyahu kartis, et Iraan suurendab pärast tema surma oma tuumaprogrammi. Netanyahu soovis Iraani ründamist aprillis, kuid lükkas selle edasi põhjustel, mida ta täpsustada ei soovinud. Netanyahu ütles ka, et Iraan arendab oma ballistiliste
rakettide programmi püüdes toota 300 raketti kuus. See tähendab, et 3 aasta jooksul see 10 000 relva tõsta, 6 aasta jooksul 20 000 raketti, iga üks täis lõhkeainet. Netanyahu ütles, et Iisrael peab operatsiooniga edasi minema olenemata USA toetusest või ilma. Ta lisas, et Iisrael teavitas Ühendriike enne rünnakut. Jeruusalemmas läksid õhusireenid tööle. Iraan lasi välja rakette, Iisrael töötab nende pealtkuulamise nimel, IDF. IDF-i teated tulistas Iraan Iisraeli pihta rakette, Iisraelis on välja antud kodumineku korraldus erakorraliselt. Praegu tegutseb IDF, et vajadusel ohu kõrvaldamiseks pealt kuulata ja rünnata. Iraan kinnitas tuumaobjekti rünnakut. Iraan kinnitas, et Fordov tuumaobjekti rünnati. Hetk tagasi kostis Fordovi piirkonnast 2 plahvatuse heli ja sihtmärgiks võeti 2 punkti Fordovi piirkonnast, teadas Iraani riigimeedia. Ajatollah Khamenei lubas Iraani vasturünnakute peale kättemaksu. Iraani kõrgeim juht Ajatollah Ali Khamenei vandus salvestatud sõnumis rahvale kättemaksu Iisraeli rünnakute eest pärast seda, kui Islamiriik vasturünnakuid sooritas. Ärge arvake, et nad ründasid ja kõik on läbi. Ei, nad alustasid tööd ja alustasid sõda. Me ei luba neil põgeneda turvaliselt selle suure kuriteo eest, mida nad toime panid, ütles ta. Iraani valitsuse uudisteagentuur kinnitas, et Iisraeli pihta tunnistati 100 ballistilisi rakette. Iraani raketid on suunatud kodudele, IDF. IDF-i rahvusvahelise pressiesindaja kolonel-leitnant Nadav Shoshani ütles X-is avaldatud postituses. Iraani raketid on taas suunatud kodudele, peredele ja lastele kogu Iisraelis. Maailm ei saa seda enam ainult Iisraeli probleemina käsitleda. IDF Iisraeli pihta lasti välja 10 rakette. Iisraeli kaitsevägi kinnitas, et pärast seda, kui Iraan tulistas välja esimese ballistiliste rakettide vooru, on Iisraeli poole teel veel rakette. Rünnak jätkub, teatas IDF. Iisraeli riigi suunas lasti välja 10 täiendavaid rakette. Iisraeli kaitsevägi teadis, et õhutõrje raketisüsteem jätkab rakettide tuvastamist ja pealtkuulamist. Netanyahu pöördus Iraani rahva poole. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pöördus Iraani rahva poole vahetult pärast seda, kui anti täielik loata tegevus pärast seda, kui Iraani režiim saatis kättemaksuks mitu raketilainet. Iisraeli võitlus ei käi teiega, ütles ta. See ei käi teiega, Iraani suure rahvaga, keda me austame ja imetleme. Meie võitlus käib meie ühise vaenlasega, mõrvarliku režiimiga, mis teid nii rõhub kui ka vaesustab. Netanyahu ütles neile, et Iisraeli operatsiooni Rising Lion eesmärk on kõrvaldada tuuma- ja ballistiliste rakettide oht, mida praegune islami režiim Iisraelile kujutab. Tema sõnul sillutas see Iraani rahvale tee oma eesmärgi vabaduse saavutamiseks. Ta ütles, et peaaegu 50 aastat võimul olnud režiim pole pärast Iisraeli rünnakut kunagi nõrgem olnud. Ta nimetas Iraani rahvast vapraks, kinnitas neile, et Iisraeli rahvas on nende poolel. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri IAEA peadirektor Rafael Grossi avaldas reedel avalduse Iisraeli rünnaku kohta Iraani Natanzi tuumarajatisele ning ütles, et mõlemad riigid peavad ilmutama vaoshoitust. Kutsun kõik üles osapooli siis ilmutama maksimaalset vaoshoitust, vältida edasist eskaleerumist, ütles ta. Kordan veel kord, et igasugune sõjaline tegevus, mis ohustab tuumarajatiste ohutust ja julgeolekut, võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi Iraani piirkonna ja kaugemate piirkondade elanikele. Agentuur tunnistas, et iisraellased hävitseid katsekütuse rikastamise tehase maapealse osa, kus Iraan tootis kuni 60% U-235 sisaldusega rikastatud uraani. Samuti hävitati rajatise elektriinfrastruktuur. Grossi käsitles pärast rünnakut radioaktiivsusega seotud muresid. Radioaktiivsuse tase väljaspool Natanzi objekti on jäänud muutumatuks ja normaalseks, mis näitab, et see sündmus ei avaldanud elanikkonnale ega keskkonnale välist radioloogilist mõju, ütles ta. Siiski on mõjude tõttu Natanzi rajatiste sees radioloogiline keemiline saastumine. Iisraeli võimud teadsid, et Iraani rünnakutes sai haavata 34 inimest. Parameedikute andmetel sai Iraani vasturünnakus Iisraeli vastu Tel Avivi piirkonnas haavata vähemalt 34 inimest. Ohvrite nimekirjas on ka naine, kes sai rusu talle lõksu ja sai kriitiliselt vigastada. Iraani suursaadik õhurünnakutes hukkus 78 ja sai vigastada 320 inimest. Iraani suursaadik ÜRO juures Amir Said Iravani teatas, et Iisraeli rünnakutes tema riigi vastu hukkus 78 ja sai vigastada üle 320 inimese.
Iravani pöördus 13. juunil ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise koosoleku poole, öeldes, et Iisraeli teod olid barbaarne ja kuritegelik rünnak. Suursaadiku sõnul olid ohvrite valdav enamus tsiviilisikud. IDF, miljonid iisraellased otsivad raketirünnakute eest varju. Miljonid iisraellased otsivad varju Iraani ballistiliste rakettide rünnakute eest, teadas Iisraeli kaitsevägi IDF reedel sotsiaalmeedia platvormil X avaldatud postituses. Me pigem ei tahaks päevas sama asja mitu korda säutsuda, aga miljonid iisraellased jooksevad varju samal ajal, kui Iraan tulistab Iisraeli pihta aina rohkem ballistilisi rakette, teatas IDF postituses. Vähem kui tund varem andis teine IDF-i postitus värskenduse olukorra kohta Põhja-Iisraelis, kaardiga, mis keskendus Galilea järvest edelas asuvatele aladele. Iisraellased otsivad praegu varju Põhja-Iisraelis, kuna Iraanist pärit järjekordse raketi ehituse tõttu kõlavad sireenid, seisis postituses. Uued teated ja president Trumpi reedel tehtud avaldused näitasid, et USA ja Iisrael tegelesid petlikult diplomaatiaga, kusjuures Iisrael ja Ameerika ametnikud tegid tihedat koostööd, et panna Iraan uskuma, et tuumaläbirääkimised edenevad. Samal ajal kavandati Iisraeli keerukat rünnakut Iraani tuumarajatiste vastu. Teheran uinutati sihipäraste signaalide abil valesse turvatundesse ja nad olid selle kaitsmiseks halvasti ette valmistatud. Nagu Axios kahele nimetule Iisraeli ametnikule viidates teatab, sai Tel Aviv pommi plahvatuseks USA-lt selge rohelise tule. Varem laialdaselt mainitud Trumpi ja Netanyahu niinimetatud tülliminek osutus Axiose andmetel avalikuks kavaluseks. 2 Iisraeli ametnikku ütlesid Axiosele, et Trump ja tema nõunikud vaid teeskasid, et nad avalikult Iisraeli rünnakule vastu seisavad, samal ajal kui privaatselt sellele vastu ei seisa, seisab raportis. Eesmärk oli veenda Iraani, et rünnakut ei ole peatselt oodata ja tagada, et Iraani sihtmärgid ei põgeneks turvalistesse kohtadesse. Trump propageeris avalikult diplomaatiat isegi tunde pärast öiseid rünnakuid, milles väidetavalt osales vähemalt 200 Iisraeli sõjalennukit ja drooni. USA välisminister Marco Rubio on sellest ajast peale eitanud Ameerika otsest seotust, kuid Trump tunnistas, et ta oli Iisraeli ulatuslikust sõjalisest operatsioonist etteteadlik. Ta vihjas ka, et Iraani vastastes rünnakutes kasutati USA tarnitud relvi. Samal ajal teatab NBC News. NBC, Trump väidab, et Iraani ametnikud helistasid talle olukorra arutamiseks. Seni pole mingit tõendeid Pentagoni otsese seotuse kohta, kuid on selge, et Islamivabariik uinutati valesse turvatundesse või peteti teda tahtlikult Iisraeli rünnaku peatsuse osas. Meedia teatel üritab Iisrael Iraani sõjalist juhtkonda maha raiuda ja täielikult hävitada Iraani tuumaprogrammi, mida Teheran aastaid kuulutanud tsiviilenergia projektiks. Kuna Teheran teatas, et jätkab oma tuumategevust vaatamata Natansi ja teiste objektide kahjustustele, peetakse Iisraeli rünnakute edasi laineid tõenäoliseks. Iisraeli sõjavägi teatas reedel, et on alustanud erinevate üksuste reservväelaste saatmist kõikidesse riigi lahingutsoonidesse, valmistus võimekuks Iraani sõjaliseks vastuseks. Pentagonis toimus eile õhtul nädala lõpupoole veel kindlasti midagi. Lahtine küsimus jääb, mis saab edasi. Siiani tundub Iraani õhutõrje peaaegu olematu. Samuti pole selge, mil määral on Iraani õhutõrjesüsteemid ja ballistiliste rakettide baasid juba hävinud või kahjustatud. Punktid siis. Esiteks, Iisrael korraldab Iraanile ulatuslikke rünnakuid. Reede hommikul pommitas umbes 200 Iisraeli hävitajat Iraani tuuma- ja sõjalisi rajatisi. Sihtmärkide hulgas olid rajatised Natansis, Fordovis, Isfahanis, Hamadanis ja Tabrisis. Teiseks, Teheran vastab droonide rakettidega. Iraan tunnistas Iisraeli pihta üle 100 drooni ja ballistilise raketi. Mõned raketid tabasid Tel Avivi, põhjustades surmajuhtumeid ja arvukalt vigastusi. Suured kaudsed Iraanis. Teherani andmetel lukkus Iisraeli rünnakutes ligi 80, mõnedel andmetel 100 kandis, sealhulgas 3 kõrget revolutsioonikaardi kindralit ja mitu tuumateadlast. Neljandaks Netanyahu nimetab seda ennetavaks löögiks. Iisraeli peaminister kaitseb aktsiooni kui operatsiooni Tõusev lõvi, mille eesmärk on takistada Iraani tuumarelva programmi. Iraan seevastu nimetab seda sõjakuulutuseks. USA distantseerub ametlikult, Trump kiidab operatsiooni. Kuigi USA välisministeerium eitab oma osalemist, kiitis Donald Trump Iisraeli operatsiooni suurepäraseks ja kinnitas, et teda oli eelnevalt teavitatud. Ja 6. tuumaläbirääkimised on kokkuvarisemise äärel ja nüüdseks seda ka on. Nimelt Iraan on tühistanud oma osalemise pühapäevaks kavandavat tuumaläbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega. Läbirääkimised on nüüd täielikult läbi kukkunud. Iisraeli relvajõud alustasid ulatuslikku sõjalist operatsiooni Tõusev lõvi, mille sihtmärgiks olid Iraani sõjaväeobjektid ja tuumarajatised.
Iisraeli õhuvägi algatas mitu koordineeritud rünnakulainet riigi eri paigus, sealhulgas pealinnas Teheranis. Ametlike allikate kohaselt hukkus seal mitu kõrget Iraani sõjaväelast, sealhulgas Iraani relvajõudude peastaabi ülem kindralmajor Mohammad Bagheri, samuti mitu revolutsioonilise kaardiväe IRGC ülemat ja mitu silmapaistvat tuumateadlast. Iraani president Masoud Pezeshkian mõistis reedel Iisraeli pealetungi teravalt hukka, nimetas seda rumalaks. Ta lubas otsustavat sõjalist vastust. Iraani rahvas ja valitsus ei jää selle kuriteos vaikseks. Iraani Islamivabariigi tugev ja õigustatud vastus paneb vaenlase oma rumalat tegu kahetsema. Iisraeli riigi hiljutised õhurünnakud Iraani Islamivabariigi vastu on kõrvaldanud riigi 3 kõrgeimat sõjaväejuhti, kes on Iraani väidetavate varisõjaprogrammide ja Iisraeli ohustava tuumarelva loomise püüdluste peamised autorid. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sotsiaalmeedias avaldatud videosõnumi kohaselt olid 12. ja 13. juuni öösel läbi viidud rünnakud suunatud Iraani rajatistele, mida väidetavalt toodetakse tuumarelvade ja ballistiliste rakettide vastu, samuti Iraani tippteadlastele ja sõjaväelastele. Hiljem avaldas Iisraeli kaitsevägi IDF avalduse, milles kinnitas 3 kõrge Iraani sõjaväekomandöri tapmist ja identifitseeris nad tiitlite järgi. Need on 3 halastamatut massimõrvaid, kelle käte on rahvusvaheline veri. Maailm on ilma nendeta parem paik, kirjutas Iisraeli kaitsevägi surmajuhtumite teada andes. Iraani kõrgeim juht Ali Khamenei kinnitas surmajuhtumid sotsiaalmeedias ja lubas kätte maksta. Iraani rahvas ei luba oma väärtuslike märtrite verd kätte maksmata jätta ega ignoreeri oma õhuruumi rikkumist, kirjutas Khamenei, kes on olnud Iraani kõrgeim juht, riigi kõrgeim poliitiline religioosne võim alates 1989. aastast. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kirjutas 14. juunil sotsiaalmeedias: Teheran põleb. Iisrael ja Iraan jätkasid raketirünnakute vahetust nii-öelda siis 14. ja 15. juunil. Iisraeli kaitsevägi IDF kirjutas Telegrammis kell 2:40 kohaliku aja järgi. Mõne aja eest viisid IAF-i omad siis lõpule ulatusliku luurepõhiste rünnakute seeria mitmetele Teheranis asuvatele sihtmärkidele, mis on seotud Iraani režiimi tuumarelva projektiga. Sihtmärkide hulka kuulsid Iraani kaitseministeeriumi peakorter, SPND tuumaprojekti peakorter ja täiendavad sihtmärgid, mis edendasid Iraani režiimi püüdlusi hankida tuumarelv ja kuhu Iraani režiim peitis oma tuumaarhiivi. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kirjutas 14. juunil sotsiaalmeedias pärast seda, kui islami režiim alustas 13. juuni viimastel tundidel oma esialgset vasturünnakut, et Teheran põleb. Iraani Bushehr provintsis Kangani sadamas puhkes laupäeval tulekahju pärast Iisraeli droonirünnakut Pärsia lahes asuva Lõuna-Parsi gaasivälja 14. etapi maismaa rafineerimistehase vastu. See oli Iisraeli esimene rünnak, mis oli suunatud konkreetselt Iraani kriitilise tähtsusega energiasektori vastu. Sionistliku režiimi rünnak sihtis South Parsi gaasivälja 14. etappi, teatas uudisteagentuur Fars. Tasnimi teatel on 14. etappi rafineerimistehase tulekahju peatanud tootmise ühelt avamere platvormilt ulates 12 miljoni kuupmeetrini päevast, lisades, et tuletõrjujad on ära hoidnud tulekahju leviku teistele üksustele. Rünnak põhjustas võimsa plahvatuse tulekahju, teatas poolametlik uudisteagentuur Tasnim, lisades, et eraldi tulekahju puhkes ka Fire Jammi gaasirafineerimistehases, mis töötleb gaasi nii Lõuna-Parsist kui ka Nari ja Kangani leiukohtades ning on üks Iraani suurimaid rafineerimistehaseid. Isegi kui Iraani sõjaline võimekus pidevalt halveneb, on Islamivabariik mingil määral näidanud, et suudab end taas grupeerida ja vastulöögi anda. Iisraeli meedia on kirjeldanud paanikat tänavatel ja mõnel juhul elamurajoone lammutatud. Iisraellased kirjeldasid laupäeval hirmu, kaost ja segadust, mis tekkisid, kui mitu Iraani raketti öösel Kesk-Iisraeli maju ja korterid tabasid, põhjustas ulatuslikku hävingut, tappes 3 ja haavates 10 inimesi. Iisraeli lennukid pole veel kõiki Iraani tuumarajatisi rünnanud ja peaminister Netanyahu on hoiatanud, et see võib kesta veel mitu päeva. Natansi tuumaobjektil on teateid tõsistest kahjustustest. Radiatsiooni või keemilise saastumise kohta on olnud vastuolulisi teateid. IDF-i teatel on mõned Isfahani rajatise osad kahjustatud, samas kui teist olulist rajatist Fordood pole veel sihikule võetud. Oluline on märkida, et Iisrael teatas reedel toimunud õhurünnakute tagajärjel hukkunud 9 tuumateadlasest.
On selge, et Iisrael taotleb sõjaväe ja tuumaprogrammide juhtkonnalt pea maha raiumist. Iisrael on jaganud kaadreid edukatest õhurünnakutest Iraani ballistiliste rakettide kanderakettide vastu. Samas kui IDF on teatanud, et 70 Iisraeli õhujõudude hävitajat osalesid Teheranis öises operatsioonis, mille eesmärk oli luua Iraani pealinna kohal õhutegevusvabadus. Iisraeli kaitseväe pressiesindaja brigaadikindral Efi Tefrin ütles, et sihikule võeti umbes 40 objekti, sealhulgas õhutõrjesüsteemid. Iisraeli hävitajad said pealinna kohal ja selle ümber lennata umbes 2,5 tundi. Netanyahu väidab samal ajal uues televisioonis edastatud pöördumises, et tal on USA presidendi Donald Trumpi selge toetus. Ingliskeelses videoavalduses ütles peaminister Benjamin Netanyahu, et Iraani juhid pakivad Iisraeli õhurünnakute keskel oma kotte. Ma ütlen teile, mis oleks juhtunud, kui me poleks tegutsenud. Meil oli teavet, et see südametunnistajate režiim plaanis anda oma arendatavad tuumarelvad oma terroristlikele käsilastele. See on tuumaterrorism steroididel, see ohustaks kogu maailma, ütleb ta. Värskendus laupäeval kell 20.00 kohaliku aja järgi. Iisraeli sõjavägi on laupäeval kiidetud, et nende sõjalennukitel on Lääne-Iraani ja pealinna piirkonna üle täielik õhuülekaal, kuna Islami Vabariigi kaitserajatised on suures osas halvenenud ja hävitatud. Kohalikus meedias on tsiteeritud Iisraeli kaitseväe kõrget sõjaväe ametnikku, kes on öelnud, et võtmetähtsusega tuumaobjektidele on tekitatud väga märkimisväärset kahju ja et Iisraeli kaitsevägi jätkab võitlust. Operatsiooni algusest peale on Iraani tuumaprojekt saanud ränki hoope kahes peamises valdkonnas: kahju relva südamiku tootmisele Natansi ja Isfahani uraani rikastamise konverteerimise kohtadele suunatud rünnakute tõttu ja kahju režiimi relvastusrühmale 9 tuumateadlase kõrvaldamise tõttu, kellel olid ainulaadsed teadmised ja kogemused tuumadetonatsiooni seadme väljatöötamiselt ametnik. Ja lisaks, et kõik avarünnakus kõrvaldatud teadlased olid aastate jooksul olnud seotud tuumadetonatsiooni seadme väljatöötamisega. CIA hinnangul Iraan ei tooda praegu pommi ja tõenäoliselt ei otsinud seda aktiivselt. Iraani ballistiliste rakette rünnakus 2-korruselisele majale Haifast ida pool Tamras on hukkunud arv tõusnud 3, teadsid esmareageerijad ajalehele Times of Israel. Võimude teatel hukkus 20-aastane naine, kui rakett tabas otse tema maja. Tuletõrjujad tõid piirkonnas suvast 4-korruselist hoonest välja 4 inimest, kuid 2 kuulutati sündmuskohal surnuks, teatas Jeruusalemma Post. Sel tunnil jätkavad Iisraeli õhujõudude piloodid laiaulatuslikke rünnakuid Iraani eri piirkondades. Operatsioon kestab ligi 40 tundi ja on suunatud üle 150 sihtmärgi, ütles Iisraeli kaitseväe pressiesindaja brigaadikindral Efi Tefrin, lisades, et kaitsemeetmed jäävad jõusse. Värskendus 17.13 ehk siis kohaliku järgi täna 00.13. Iisraeli linnade Tel Avivi ja Haifa pihta lasti välja sadu Iraani rakette, mida Iraan kirjeldas kobarrakettidena. See oli tänane 5. sadu. Iraan sooritas raketiehitluse vahetult pärast seda, kui Iisraeli õhuvägi lõpetas rünnakute laine sõjaliste strateegiliste vahendite tuumaprogrammide objektide ja kõrgete ametnike vastu, teatas IDF laupäeva õhtul avalduses. Viimane Iraani raketiehitlus toimus pärast seda, kui Iraani riigitelevisioon teatas, et Iisraeli vastu on oodata raskeid ja hävitavaid rünnakuid mõne tunni jooksul. Haifas ja Põhja-Iisraelis oli kuulda õhurünnaku sireene. Jordaania on Iisraeli ja Iraani vahelise pinge süvenemise tõttu peatanud kõik lennutegevused oma õhuruumis kuni edasisse teatamiseni, teatas Guardian Jordaania riiklikule uudisteagentuurile viidates. Samuti teatas Süüria tsiviillennundusamet Sana andmetel Süüria õhuruumi ajutisest sulgemisest tsiviillendudele. Iraani riikliku meedia teatel pommitas Iisraeli õhuvägi väidetavalt Teherani lähedal asuvat Shahrani naftahoidlad. IDF teatas, et ei ole väidetavat rünnakut ametlikult kommenteerinud. Väidetav rünnak toimus pärast seda, kui Iraani meedia teatas, et Iisrael ründas Lõuna-Parsi naftavälja Bushehri provintsis. Samal ajal on Iisraeli võimud vahistanud 2 kodanikku, keda kahtlustatakse Iraani juhiste kohaselt turvarikkumiste toimepanemises, teadsid ametlikud ajalehele Jeruusalemm Post. Täpsema teabva osas on antud vaikimiskäsk, teatas Channel 12 reporter Amit Segal. Ja viimased uuendused kohaliku aja järgi siis 1.50 täna. Kinnitamata teatel sooritas Iisraeli õhurünnak Iraani kaitseministeeriumi peakorterile, tekitas väiksemaid kahjustusi. Iraani riikliku meedia teatel pommitas Iisraeli õhuvägi väidetavalt Teherani lähedal asuvat Shahrani naftahoidlat. 2 Iisraeli kodanikku on vahistatud kahtlustatuna Iraani korralduste kohaselt julgeolekurikkumiste toimepanemises.
Iraan ründas Haifast idas Tamras 2-korruselist maja, tappes 3 inimest. Jordaania on peatanud kõik lennutegevused oma õhuruumis kuni edasise teatamiseni. Laupäeva õhtul nähti Jeruusalemma kohal mitut raketti triivimas. Iisrael korraldas laupäeva õhtul Jeemenis õhurünnakuid, mille eesmärk oli kõrvaldada kõrge Huhti sõjaväejuht Abdul Malik al-Houthi. Ja omakorda viimased uuendused kell 3:15 kohaliku aja järgi. Axiusi andmetel on Iisrael viimase 48 tunni jooksul palunud Trumpi administratsioonil oma sõjategevusega ühineda. Iisrael palub abi kindlustatud Fordow uraani rikastamise tehase sihtimiseks ja hävitamiseks. Axios väidab, et Trumpi administratsioon on Iisraeli palve seni tagasi lükanud, aga kui Fordow jääb puutumata, loetakse Iisraeli missiooni Iraani tuumaprogrammi lammutamiseks läbi kukkunuks. AJ käimasolevates vastasseisudes on Iraanis tapetud vähemalt 80 ja Iisraelis 4 inimest. Sealhulgas 20 last ning sadu on mõlemal poolel haavata saanud. Axios rõhutab, et Iisrael puuduvad punkri, lahvatuspommid ja suured pommituslennukid, mida on vaja Iraani Fordow uraani rikastamise tehase hävitamiseks, mis on ehitatud mäkke ja sügavale maa alla. USA-l on mõlemad Iraanist lennu ulatuses. Samal ajal näitavad Iraanist tulevad pildid enneolematuid ja šokeerivaid stseene nafta töötlemistehastest, mis kontrollimatult põlevad, samal ajal kui lähedal asuvate maanteede liiklus on sunniviisiliselt peatatud. Need olid selle nädala lõpu kõige olulisemad rindeteated. See, mis nüüd esmaspäeval hakkab saama, sõltub sellest, mida ütleb Venemaa president Peterburis ja pole ju veel selge, kas Iraan sulgeb ühe olulisema väina, et siis 20% naftast enam ei pääse maailma turule. See tähendaks veelgi drastilisemat hinnatõusu kui see, mis nüüd järgmiseks nädalaks Eestis lubatakse 20 senti liitri kohta. Tänan, et seda saadet erakorraliselt kuulasite ja järgmised uudised sellel teemal kindlasti nädala uudistes, aga kui olukord seda nõuab, siis ka täiendavates uudistes samuti pühapäeva paiku. Kõike head!